Nüüd enne, kui me asume verise päeva kavalise korra juurde, oli korraldajatel ka palve, et tegelikult eks väikene uudiste valik, ükskõik millises riigis sa oled, sa võtad ta lahti, see annab mingisuguse ülevaate kohast, kuhu sa saabusid ja mis sind võib siis ees oodata ja kuhu see ühiskond on just sellel teel jõudnud tänu siis millele. Praegu ka ma mõne minuti jooksul vaataks kiiresti üle, mis viimased tähtsamad teated on agentuuril Rohke Develak jäänud silma. Üks on selline teaduse vallast pärit uudis, mis räägib sellest, et maailma juhtivad geeniteadlased, kes tegelevad piimakarja tõuaretusega, on pöördunud Eesti Vabariigi valitsuse kaudu geenivaramu poole koostöö sooviga. Nimelt teadlasi huvitab ligipääs eestlaste geeniandmetele, et teha kindlaks, millised geenikombinatsioonid on vajalikud, et elusolend laseks ennast niimoodi lüpsta, nagu eestlased seda enda puhul teha lasevad. Tegemist ei ole nüüd sooviga inimest ja looma otseselt ristata, vaid lihtsalt aru saada geenide töö põhimõttest, mis annab sellise kollektiivse efekti ja esialgsed uuringud näitavad, et kui keskmine lehm laseks ennast lüpsta nagu keskmine eestlane, siis annaks tööpäevas enam kui 8 tonni piima. Ja soovime siis teadlastele edu. Aga ühiskonnateadlaste koonduuringust selgub, et positiivseid trende on juba 2 aastat järjest kasvav Eestis oma peaga mõtlevate inimeste arv, ulatudes nüüd juba 9%-ni. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%, 70% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad siis oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajatele oma peaga mõtlejatele suur abi. Ja enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnudki, et oma peaga mõtlema hakata. 90% vastanute sõnul oli oma peaga mõtlemise alustamisel silmi avav kogemus. Enamikku on pannud see nüüd ümber hindama varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni ja oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda kohe selle ka, mida oma peaga esimese asjana välja mõtelda. Kõige kaugemale on jõutud Sammistu vallas, kus asutati ka oma peaga mõtlejate selts. Valmis sai põhikiri, seltsi lipp ja koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et paremini võidelda peavoolumeedia mõjudega. Ma siit väga palju ei jõua, aga tegelikult positiivseid asju või sündmusi või meeleolusid annab alati sport. Eesti ujuja Ahto Jerkun saabus eile kettaheite MM-ilt tagasi rekordilise medalisaagiga. 2 kulda sai Ahto kohe esimese võistluspäeva õhtul Poola atleetide hotelli toast ajal, mil sportlased olid saunas. 3 hõbedat ja 1 pronksiga korraldajate šeifist vahetult enne äralendu ja viimaste andmete kohaselt on Ahto Jerkun tegelikult üldse kõige rohkem medaleid toonud ühelt Eesti sportlane. Eesti Pank märgib aga värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Probleem on selles, et kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See on aga seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea samaaegse kasutuse ja lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja valitsus on saatnud kooseluseaduse paranduse Riigikogule arutamiseks. Selles paranduses on ära toodud ka kooselu sõlmimise võimalus nendele inimestele, kes on abielus oma tööga. Tööga abiellunute hulk Eestis on suur, neid inimesi nähakse kodus pere juures harva, seetõttu elatakse oma elukaaslasega lihtsalt vaba abielu. Ja sagedased on juhtumid, kus millegipärast elavad koos 2 tööga abielus olevat inimest, keda ei seo tegelikult miski. Ja kooseluseadus nüüd parandatud variant annaks seni tööga ebaseaduslikult abielus olevatele inimestele ametlikult võimaluse tööga abielludagi ja alustada elukaaslasega kooselu ja tulevikus annaks veelgi täiustatud kooseluseadus võimaluse abielluda korraga tervel töökollektiivil, mis koosneb siis ainult tööga abielus olevatest inimestest ja nii säiliks ka ainult tööle pühendunutul võimalus pereõnne maitsta. Kas peaks lõpetama? Ma lõpetan siis ära. Ma saan aru, et need uudised ei ole kuidagi seotud päevakavaga. Ühe võib veel. Ma siis pärast jätkan, sest meil on täpselt minuti pealt praegu aeg täis ka.